Ning juhatan sisse siis selle teise keskmise ja kõige pikema ploki viimase esineja, kelleks on Annika Aus, kes räägib teemal argine müüt. Tere! Lähenen Mati Undi loomingule läbi tema argimütoloogiate ja täpsemini ma vaatangi Mati Undi argimütoloogiates lähemalt kuidas ja millistele siis piiblimüütidele või piiblilugudele Unt siis viitab või mida ta täpsemalt kasutab. Mati Undi argimütoloogiaid mõisteti siis omal ajal tõukuvad just Roland Barthes mütoloogiatest, mille tõlkeid siis Unt siit-sealt arvatavasti lugeda sai. Ja eks tollane ja ka praegune arusaam on igati mõistetav, sest need lähenemised igapäevaelule on tegelikult üsna sarnased. Oma teoses mütoloogiat käsitleb Barthes igapäevases elus esinevaid kollektiivseid representatsioone müütidena, mis on siis tema meelest lahti muugitavad või semiootika meetodit kasutades paljastatavad. Ja Barthi põhiline siis eesmärk ongi näidata, kuidas ühiskond kasutab müstifikatsiooni, et muundada kultuur universaalseks loomulikkuseks. Ja Barthi põhiline ajend oma mütoloogiates ongi siis loomulikkuse taga näha või paljastada seda ajalugu. Barthi mütoloogiad, mis võtavad vaatluse alla Undiga üsna sarnaseid fenomene, näiteks Barthil on sellised asjad nagu mänguasjad, sügavpuhastusvahendid, sitröön, Undil aga vihmavari, prillid, nõel ja nii edasi. Et siis Barthi puhul need mütoloogiad on silmapaistvalt teravad. Ja arvatavasti seda seetõttu, et Barthil on kindel, nendel tekstidel on selline kindel rünnaku objekt. Barthi tekstid on üsna ühemõttelised tekstid ja nendel on omane selline keeleline lopsakus ja terav pilge, mis siis tollel ajal ja ka tänapäeval tegelikult olid sellised lugejaskonnale väga paeluvad, et need olid omal ajal väga populaarsed tekstid, mida siis loeti. Barthi mütoloogiad on üsna strukturalismile kohaselt siis süsteemsed, nad on üldistavad, teemaarendus neis tekstides on sujuvad, need on sellised loomulikud, loogilised ja nad muudavad sellist teksti mõistmise ja lugeja kogemuse üsna lihtsaks. Ja nende tekstide siis eesmärgiks ongi siis erinevate fenomenide tähenduse või olemuse, ehk see tähendab Barthi meelest siis müüdi, et Barthi eesmärk on just neid lahti lammutada ehk paljastada. Unt aga oma argimütoloogiates konstrueerib ja dekonstrueerib korraga. Ehk siis kui Barthi puhul on valdavalt just seda dekonstrueerimist, et konstrueerimist on väga vähe, siis Undi puhul ei saa nüüd öelda, et kumba nagu rohkem oleks. Neis tekstides õhkub sellist mängulusti, nad on sellised hästi mänglevad, et lahti selliste argiste müütide lahti muukimise kõrval siis luuakse tohutud teadmispagasiga selliseid uusi tähenduskihti. Mida siis Unt seal argimütoloogiates kasutab, kuidas need tähenduskihistused siis juurde tulevad? Et Unt võtab selliseid entsüklopeedilisi teadmisi, etümoloogilisi teadmisi, ta viitab väga palju erinevatele tekstidele ja tekstide all ma pean silmas ka mitte ainult ilukirjanduslikke tekste, vaid ka filme, teatrit, kunsti ja nii edasi. Väga palju viiteid on folkloorile ja muidugi ka mütoloogilistele arhetüüpidele.
Lisaks veel juurde, hunt ise siis loob või konstrueerib ka müüte juurde. Hundi argimütoloogiad on äärmiselt sellised hargnevad, need mõttekombid siis liiguvad väga paljudes erinevates suundades ja nõnda need följetonid on äärmiselt fragmentaarsed. Need on sellised hüppelised, ühelt mõttelt teisele liigutakse üsna kiiresti ja need vihjed on äärmiselt mitmekihilised, et üks vihje vihjab omakorda juba järgmist vihjet. Nimetan neid tekste assotsiatsioonilisteks tekstidest ja need sisaldavad selliseid väga palju tähendusi. Minu meelest hundi tekstid on äärmiselt nõudlikud, et lugeja ei ole väga lihtsasse olukorda pandud, veel enam see lugeja on lahtimuukija rollis, et paarti tekstide puhul siis see lahtimuukimine on juba lugejale ette ära tehtud. Põhiliselt siis hunt oma argimütoloogiates tegelebki siis ühe fenomeni ümber filosofeerimisega. Ja kuigi neis tekstides on irooniat, et ei saa öelda, et seda irooniat ei oleks, siis pigem hunt ikkagi distantseerub ühiskonna kriitikast. Et Paart seda ei tee, et ta on just äärmiselt kriitiline, aga hundi puhul siis on distantsi nagu näha. Ja ma tsiteerin hunti ennast, et see tsitaat pärineb argimütoloogiast 3 linna ja tsitaat on niisugune. Kes olen mina, et arvustan, püüan hoopis otsi kokku viia. Tsitaadi lõpp. Ja sellest ma järeldangi, et hunt siis ühiskonna kriitikast distantseerub ja pigem ta siis nende vestlete läbi siis räägib argisusest müütide läbi ja luues siis samal ajal lugejas neid seoseid erinevate siis fenomenide kohta eesmärgiga neid fenomene siis paljastada. Paardil ja hundil on üks samateemaline tekst või samateemaline argimüüt, mis on siis Rootsi päritoluga näitlejannast Greta Loviisa Gustafssonist ehk siis Greta Garbost. Paardil see tekst kannab pealkirja Garbo nägu, hundil on see lihtsalt Garbo. Esmalt siis, mis Paardil on eesmärk müüti paljastada ja mida ta täpsemalt siis paljastada tahab või mida ta näidata tahab, just seda inimese näo ülima ilu konstrueerimist. Et Paardile siis ise loomulikult ta teeb seda äärmiselt kriitiliselt, üsna ründavalt ja ta näitab siis, kui naeruväärne on see, et kuidas mõni nägu on ühiskonnas selliseks loomuliku ilu tunnuseks saanud. Ja oma essee alguses ütleb Paart siis järgmist, tsiteerin. Garbo nägu kuulub samuti sellesse kurtuaasse armastuse valitsusaega, mil ihu äratas inimestes müstilist kaduvustunnet. Et millele siin siis Paart viitab, just selle samale meesnäitlejal, keda te siin slaidil näete, et Rudolf Valentinole, et just ennem Garbot oli siis äärmiselt suur filmistaar Valentino, kes siis murdis väga paljude neidude, tolleaegsete neidude, ütleme siis südant ekraani vahendusel, aga kui Valentino suri, see on siis aastal 1926, siis see surm põhjustas väga paljudes naistes siis, või mitte ei põhjustanud, või ajendas siis väga paljudel naistel enesetappe sooritama. Ja Paart siis tõmbab Valentino ja Garbo vahele siis paralleele. Ja sellest lähtepunktist siis liigub Paart edasi just selles suunas, et just näidata, mis see Garbo jumalikustatud siis näo taga tegelikult peitub. See kriitiline essee pigem lammutab seda müüti erinevaid siis paralleele tuues ja erinevate näidetega siis oma mõtteid ilmestades.
Unt oma argimütoloogias Karbost siis vihjab kohe selle näitleja näo mütoloogilisusele ja seejärel ta pigem ka natuke tutvustab Karbot ja räägib lähemalt selle fenomeni tekkeloost. Ja põhjused, miks siis Unt Karbost räägib, on mitmeid, aga üks on kindel, et oli lugenud Paarti esseed ja ta sellele esseele ka viitab. Ja edasi tõukubki Unt siis Paarti mõtetest, aga Unt veel spekuleerib edasi ja väidab, et võib-olla tõesti Karbo siis on ingel. Ja sellest väitest Unt siis liigubki või sellest tema mõtetes ilmneb lisaks sellele müüdi paljastamisele või avamisele veel ka teine kiht ja selleks ongi siis ka sellesama müüdi kujundamine või ka edasi arendamine. Ehk siis Paart seda müüti nii-öelda ise ei konstrueeri, aga Unt seal kõrval veel lisaks dekonstrueerimisele ka loob ja kujundab Karbo müüti. Aga nendest võrdlustest ma liigun nüüd edasi Undi enda argimütoloogiate suunas. Ja korra mainin ära, et Undil tõepoolest oli selline suurepärane võime müütilisi elemente näha igapäevasuses, et isegi kui need elemendid olid ühiskonnale loomulikud, iseenesest mõistetavad ja seetõttu ka siis tegelikult mitte märgatavad või tajutavad. Aga Undi puhul tema nii-öelda haaras kõik ümbritsevast kõike ja ta suutis nii-öelda kõige ümber siis mütoloogitseda, nagu ta ise ütles. Ja ma tsiteerin Undi argimütoloogiat Kartul, mis algab sedasi. Töökohas pandi välja teade, et saab tellida talvekartuleid. Jalamaid tabas mind ohjeldamatu vajadus mütoloogitseda. Tsitaadi lõpp. Ja see on minu meelest hästi kõnekas, et see ohjeldamatu vajadus mütoloogitseda, et see ilmneb tegelikult kõigis Undi nendes argimütoloogiates. Ja korraga teine tsitaat lihtsalt ilmestamaks, et ei olnud ainult ühes selline ei paista välja selline lähenemine. Mütoloo nimi on Prillid. Tsitaadi algus. Lugesin mingist lehest prillmaost ja loomulikult viis see mõttele veidi mütoloogitseda prillide ümber. Et just see loomulik vajadus mütoloogitseda, et see tuleb siis Undi puhul tugevalt esile. Argimütoloogiaid kasutades siis Unt nii-öelda oma tekstide siis laiendamiseks või isegi võib öelda ka sügavuse loomiseks, siis kasutab piiblimüüte. Mina Paarti mütoloogiate puhul sellist kogust piibli lugudele viitamist ei täheldanud, et pigem olid neid üsna vähe, aga Undil on neid omajagu. Ma küll siin ettekandes ei jõua kõigist rääkida, et ma räägin põhilistest liikidest, et millisel viisil siis Unt neid lugusid, kuidas ta neid kasutab. Ja üks viis, kuidas siis Unt neid piiblimüüte oma argimütoloogiatesse sisse toob, ongi siis keele ümber filosofeerimise kaudu. Et näiteks argimütoloogias langevad lehed jõuab Unt siis oma mõttekäiguga langevatelt lehtedelt sügise mõistele. Ja seda läbi siis tegelikult inglise keele, täpsemini siis Ameerika inglise keel, kus siis väljend fall tähendab sügist. Fall tähendab ka langema, ehk siis langevad tähed ja langevad lehed, et selle nii-öelda väikse mängu või keelelise mõttekäiguga tema jõudis siis sõnani fall.
Inglise kultuurimaastikus fall suure tähega tegelikult tähistab ka pattu langemist või siis paradiisist välja heitmise lugu. Slaidil te ka praegu näete seda patu langemise lugu kolme erineva pildiga siis kujutatult, et see on siis kogu terve lugu. Ja Unt siis oma sellise mänguga, keelemänguga seobki siis omavahel langevad lehed just selle müüdiga, kus siis Aadam ja Eeva langesid pattu just läbi selle, kus siis nad sõid hea ja kurja tundmise puust vilja. Sedasama hea ja kurja tundmise puud tegelikult mainib Unt argimütoloogias pealkirjaga viik ja jällegi sõna mängu kaudu. Et viik ta ikkagi esialgu räägib mängu võidu vastandsõnast siis, et viigist, aga oma keelelise mänguga ta jõuab sõnani viigipuu. Ja ta viitab ka siis sellele samale hea ja kurja tundmise puule, et jah, et levinud on müüt, kus see hea ja kurja tundmise puu on õunapuu, sest et väga palju on just neid kujutisi, kus siis Eeva haarab õuna järele, aga on müüte, kus see mari võib olla ka viigimari, aga mitte ainult, see mari võib olla ka viinamari, isegi banaan olen kohanud, et neid marju on tõepoolest väga palju erinevaid. Siit edasi läheksin ka järgmise nii-öelda viisi juurde, kuidas Unt oma argimütoloogiaid siis piiblimüütidega süvendab, on just see, et kui ta teeb otseviidet. Kõige sellisem selgem otseviide on näiteks sellises argimütoloogias, mille pealkiri on Spioon. Ja seal viitab Unt siis Moosese raamatu 4. osale. Ja see Moosese raamat 4. osa räägibki siis iisraellaste elust ja just rännakutest Siinai kõrbes. Ja tegelikult see Moosese 4. raamat hõlmab implitsiitselt ka enda sees Moosese 2. raamatut. Et see 2. raamat just räägib sellest, kuidas siis iisraellased Egiptusest põgenevad, et see on nüüd seal sees, aga tsiteerin siis Undi argimütoloogia vastava teksti kohta. Tsitaat algab nõnda. Moosese 4. raamatus saadab Mooses 12 spiooni uurima, mis Kaanani maal toimub. Tsitaadi lõpp. Et sellest viitest saab välja lugeda, et Unt siis viitab kogu 4. Moosese raamatule. See 4. raamat hõlmab 36 peatükki, aga see konkreetne luurele minek toimub tegelikult 13. peatükis. Et sellest viitest tegelikult moodustub see kogu Moosese 4. raamat, siis raammüüdi sellele spioonimüüdi ümber. Et hästi kiirelt korra sellest spioonimüüdist, et see ei ole niivõrd levinud, et 12 spiooni lähevad siis Kaanani maale luurele, peavad siis peavad Moosesele tooma sellest Kaanani maast erinevaid siis sõnumeid, seal hulgas ka näitama, millised viljad seal Kaanani maal kasvavad. Ja kui 40 päeva pärast need spioonid tagasi tulevad, siis 10 neist ei usu, et see Kaanani maa on Jumala poolt see tõotatud või lubatud maa. Et kuna see maa nägi nii võimas välja, see on nii tugev, et seda ei ole võimalik alistada. Et 10 spiooni siis nõnda ütlesid. 2 neist jällegi uskusid, et Jumal aitab meid, see Kaanani maa on meile tõotatud maa. Et nemad pigem ärgitasid siis rahvast ikkagi uskuma sellesse, et see Kaanani maa on Jumala poolt tõotatud maa. Mis edasi saab, ongi, et Jumal muidugi vihastub,
määrab siis 40 aastaks iisraellased kõrbesse elama ja 40 aasta jooksul need 10 spiooni siis suguvõsad surevad välja ja 2, kes siis need spiooni, kes uskusid, nende suguvõsad siis pääsevad Kaanani maale. Et see on selline lühidalt kokkuvõte. Otseviide on ka sellises mütoloogias, nagu, mis kannab pealkirja Redel, kus siis hunt viitab Moosese esimese raamatu 28. peatükile ja 11. salmile. Ja siis seal juures veel tsiteerinud täpselt seda kohta. Mina vaatasin läbi päris mitu erinevat piiblit ja selle põhjal ma julgen öelda, et siin tegelikult hunt pisut eksib, et see salm ei ole 11. salm, vaid tegelikult 12. salm. Et kuna hunt väga selgelt tsitaati kasutab, et siis selle põhjal on sellist järeldust teen. Ma tsiteerin piiblist, mitte siis argimütoloogiast. Ja tsitaat algab nõnda. Ta nägi unes, et maa peal oli trepp, mille ots ulatus taevasse ning mida mööda käisid üles alla Jumala inglid. Tsitaadi lõpp. Et see oli siis Moosese esimene raamat, 28. peatükk, 12. salm. Kes see ta on? See ta on siin Jakob, kes niisugust tund näeb. Ja teine kommentaar siia juurde, et jah, levinud on tõlge, kus see trepi asemel on redel, et on mõlemad viisi võib kasutada, et see tõlge, nii trepp kui redel, mõlemad on õiged. Mina ise kasutasin uuema tõlke piiblit, et seal oli trepp. Miks ma seda erisust välja tahan tuua, on ka juba seepärast, et väga levinud on just see taevatrepi motiiv. Jah, on levinud ka taevaredeli motiiv, et kunstis on ka redelid näha, aga enim on siiski see trepi motiiv. Ja hunt siis oma argimütoloogias redel, rääkides siis väga igapäevasest tavalisest esemest, eks ole, siis seobki selle sama viitega siis piibli loo ja süvendab või laiendab selle redeli mõistet siis müüdiga, Jaakobi redeli müüdiga. See taevatrepp, see müüt siis kui niisugune tähendabki, see lugu on see, et kus siis Jaakob jääb unele, näeb see unes siis Jumal ilmutab talle ja unes siis näebki treppi, kus siis trepi üleval otsas on Jumal ja trepi peal on inglid. Ja kui Jakob siis sellest unest üles ärkab, siis ta pühitseb seda kohta, kuna tal on väga suur hirm Jumala ees, suur aukartus, siis sellest kohast saab see Peetel, et see on siis püha koht. Ühtlasi see taevatrepp siis sümboliseerib taevase paradiisi tulekut siis maa peale. Et jällegi see redel ühesõnaga hoomab siis kogu hundi argimütoloogias kogu seda müüti ja sümboolikat. Üks eriti huvitav nii-öelda viitamise viis, mida hunt siis argimütoloogias teeb, on siis selline teaduslikumalt mõjuv viide, mis ongi pandud oma refereeringu lõppu sulgudes. Sedasi tegelikult hunt viitab oma tekstides päris palju, mitte ainult argimütoloogias, vaid tegelikult ka oma romaanides, aga just piiblilugudele ta rohkem sellisel viisil ei viita. Et siin pildil, slaidil on ka näha siis seda konkreetset juhtu. Ta viitab siis Markuse evangeeliumi 11. osale, et need täpsemad salmid on siin kirjas ja see müüt, millele siis hunt viitab, on see, et kus Jeesus näeb ära viigipuu. Jällegi see viide on siis argimütoloogias viik, kus siis jällegi selle sama mänguga viigist jõuab sõnani viigipuu. Kaudsem viis
see on siis ka viimane viis, millest ma räägin, on see, kui hunt nimetab nimesid, mis on siis pärilt piiblilugudest. Näiteks siis argimütoloogias spioon nimetab hunt siis Delailat. Ja täpsemini ta ütlebki, et Delaila on amatöörspioon. Ja tegelikult hunt tutvustab lähemalt sellise refereeringu viisil seda müüti, et räägib lahti, et ma korra tsiteerin ka. Tsitaat algab nõnda. Ta töötab küll vilistide heaks, kuid ei saa ilmselt palka Simsoni kinnisidumise ja juuste äralõikamise eest. Tsitaadi lõpp. Et sellesse spiooni loosse siis haarab hunt siis ühtlasi Simsoni loo, mida ma lähemalt rääkima ei hakka, ja ka siis sellise ohtliku ja reeturliku naise Delaila loo. Ja viimasena argimütoloogias pealkirjaga Lits nimetab siis hunt Maria Magdalenat. Ja sellega ta viitab siis müüdile Maarja Magdalena kohta, mis siis rääkis temast kui patusest naisest või pattu langenud naisest. Aga Maarja Magdalena on selles mõttes põnev müüdikangelane või tegelaskuju, kes siis läbi patu kahetsuse või kahetsusloo, et teda enam sellise pattu langenud kangelasena ei mõistetagi, vaid pigem just rohkem teda nähakse patu kahetsuse sümbolina, mis siis mis muudab selle hundi argimütoloogia, selle litsi temaatika, mis siis 90ndatel aastatel oli üsna jõuliselt plaanis, siis hunt siis muudab selle temaatika pehmemaks. Et ta pigem toob sinna sisse hoopis teisi selliseid teemasid, mis kummutavad selle nii-öelda prostitueerimise teema juurde selle karmust keeravad teistpidi. Lõpetuseks siis ütlen, et hunt oma argimütoloogiates toob palju erinevaid näiteid piiblimüütide kohta ja kuidas ta seda teeb, on lisaks näiteks pealkirjade kaudu, et kui näiteks paneb pealkirja Petlemma täht oma argimütoloogiale või siis mainib mingeid sümboleid või elemente nagu okaskroon või soolasammas või siis hoopis viitab mingitele müütiliste tegelaste atribuutidele. Oma ettekandes siis põhiline eesmärk, mis mul oligi, et oli pigem näidata seda, et kuidas siis argises maailmas need piiblimüüdid on meile tegelikult väga-väga lähedal. Aitäh teile!